Kas kaksikud seostub pealiskaudse rahmeldamisega? Mis on kaksikute märgi sügavam tähendus? Tere armsad kuulajad, minu nimi on Margot, olen intuitiivne astroloog ja astroloogiaõpetaja. Ma avan sulle tänases videos kaksikute märki, räägin kaksikute energiast. Zodiaagi märgid on 12 erinevat energiatüüpi, mis tulevad meieni läbi päikese ja me võtame kõik neid 12 energiat siis vastu. Me võtame energiat vastu ja jagame ka energiat välja. Nüüd meil kõigil on kindlasti mingisugune elusektor, mingi eluvaldkond ka kaksikute märgi mõjutusega. See tähendab seda, et sünnikaardis näiteks sul võivad olla esiteks mõned planeedid kaksikute märgis, aga kindlasti sul on mingisugune astroloogiline maja, mis algab kaksikute märgist. Astroloogilised majad on meie loomisruumi sektorid ja iga astroloogiline maja lihtsalt sümboliseerib mingisugust teatud kindlat eluvaldkonda. Ja see tähendab seda, et mingisugune teatud eluvaldkond on sul kindlasti mõjutatud kaksikute märgist. Nüüd kaksikute märk on kõige muutlikum õhumärk. Ja kaksikute märgis siis teel olles hakkavad meid kutsuma erinevad tulukesed. Need tulukesed tulevad meieni läbi erinevate õpetuste, läbi erinevate nõuannete, ehk me oleme teel ja muudkui tuleb igalt poolt igasugust informatsiooni. Nüüd see informatsioon ei pruugi olla alati meie kõrgemaks hüvanguks, sest tegelik tõeline õpetus tuleb meieni läbi kõrgemate vaimsete meistrite ja see tuleb vihjetena. Need on sellised kodeeritud sõnumid. Nüüd meie asi on esiteks märgata neid vihjeid, siis aru saada nendest vihjetest ja kasutada neid oma kõrgemaks hüvanguks. Kaksikute märk on seotud ka duaalsusega. Kui sa kaksikute märgi peale mõtled, et siis seal ongi ju midagi kaks, siis see sümboliseerib lihtsalt elu duaalsust, siin maa duaalsust. Ja kaksikute märgis me ühendame oma madalama mina meie kõrgema minaga. Kaksikute märgis me sageli kanname võõrast koormat ja me teeme seda alateadlikult. Alateadlikult on meil soov õppida ära isetuse õppetund. Sest kaksikute märk annab väga kõrgeid väärtusi, milleks on isetus ja inimlikkus. Kaksikud on ka intellekti märk. Kaksikud on seotud meil siis meie intellektuaalse mõtlemisega, meie ratsionaalse mõistusega ja olles siis ka seotud duaalsusega, tähendab see seda, et me peame ühendama oma ratsionaalse mõtlemise meie ärganud intuitsiooniga ja kokku saab siis selline ratsionaalne mõtlemine ja intuitsioon, intuitiivne mõtlemine. Selleks, et me saaksime hakata märkama oma kõrgemat mina, on meil vaja olla liikumises. Ja see kaksikute märk sümboliseeribki meile elu liikumist, muutumist ja me peame olema liikumises, aga me ei tohiks olla samal ajal pealiskaudsed. Sest pealiskaudsus on nüüd kaksikute märgi varjupool. Me peame olema liikumises, aga samal ajal kohalolus. Niisiis kaksikute märgis me õpime peamiselt tundma oma kõrgemat mina ja ühendama seda siis meie madalama minaga. Kuidas sa saad ise tunnetada kaksikute energiat ja võib-olla isegi aru saada, millist elusektorit sinul mõjutab just nimelt kaksikute zodiaagi märk, siis selleks võib olla kõige parem periood siis, kui meie transiitne päike läbib kaksikute zodiaagi märki, mis on siis ajavahemikus umbes 20. maist kuni 20. juunini
just sellel perioodil jõuab meieni võimendatud kaksikute märgi energia. Ja see on väga hea aeg, kus sa saad märgata, et kus sa võid olla kas liiga pealiskaudne, kus sa võid olla isekas ja väga hea on praktiseerida inimlikkust. Sellised mõtted sulle kaksikute märgist ja kindlasti soovitan sul kuulata ka teisi sodiaagi märke, et sa võid saada enda jaoks olulisi taipamisi. Kui soovid oma sünnikaardiga tutvust teha või tulla astroloogiat õppima, siis minu kontaktid leiad siit video alt ja kui sulle meeldis see video, siis kindlasti pane like, telli kanal, jaga seda sõpradega. Olen sulle tänulik ja näeme juba järgmises videos.